on Bear Grylls ja õpetan teile, kuidas pitsasoodsed ellu jääda. Esimene asi, kui te metsa jõuate, peate leidma endale laagrimaa, kuhu te jääte püsima. Aga tehke seda kiiresti, sest teine eksinu võib teist ette jõuda. Oodake! Siin on taimi, mida sa võib süüa. Need leidub siin metsas väga vähe. Need on kutsutud kännu kapsas. Nad on tuntud oma hapuka maitse ja suure vitamiinikoguse tõttu. Proovi ka. Vaadake, siin on traati, mida me saada hiljem kasutada. Selle jaoks peab alati olema taskus Leatherman. Siin on olemas kõik, noast, võib öelda, et sitast seebini on siin kõik olemas. Mina sain oma kord kätte. Vaadake, siin on jälgi inimasustusi. Vana hea Dr. Pepper. Sellest saan ma pärast endale vett keeta. No nüüd oleme jõudnud lagendikule, kus on siis palju lõkkematerjali ja lõkkekohti ja siia teeme ka endale varjualused, kuhu jääme ööseks. Põhja on hea panna midagi vahtra sükest võsa. Alla pehmenduseks aitab nendest küll. Nüüd otsige endale midagi sellist kergelt paksemat, mille peale pane kuuseoksi ja tekitada endale katus. Ase on valmis. Nüüd hakkame otsima lõkkematerjali. Kui küttepuud on olemas, tuleb leida peent kõsetohtu või midagi sellist, mille kergesti saab lõkke ülesse. Ja lõkke on üleval. Kui oled üksinda hoodud, see annab lõkke väga hea tunde ja lootust. Siin võsarägastikust leidub väga palju jäneseid. Üritame leida mõned nende väljaheited. Siin on vanad väljaveorööpad, mille jänesedele meeldib siitada. Vaadake siia. Tunduvad olevad värsked. Jänes on palju söönud lepalehti ja värki. Üritame nüüd mõned ära süüa. Äärmiselt rüvedad asjad. Üks soovita seda kellelegi, aga kui te olete metsas, pole muud varianti, peate neid sööma. Mõndlasel maades on jänesehütt täielik delikatess. Minu jaoks on see lihtsalt sikk. On väga mahlased. Aitab süüa söömisest. Siin puukoore all peaks leiduma väga palju tõuke ja muid valke. Üritame neid leida. See on niiga liiske keskkond nende jaoks. Nii suurt ei olegi me kuskilt paremalt leidnud. Nii kõvad, nii krõmpsuvad. Üritame neid mõne veel leida. Vaadake siia. Siin on tuksinu tavaline Eesti metsiga. Üritame siia täpselt nende rajale seada üles lõksu, et nad siia peedispidi kinni jookseks. Väga hea. Nüüd ei ole muud teha, kui lõkke ära istuda ja oodata.
midagi läks otsa, lähen vaatan. Jess! 2 väikest põrsast on siia munni pidi kinni jäänud. Nüüd saame nendest teha täieliku delikatessi. Noh. Parajad mürsud, mis? Seamunni on tõeliselt hea saavutust. Me ei taha nendest ilma jääda. Kuigi praegu sõin just ära ma paar russikest ja natukene jänesesitta. Ei soovi ma neid praegu süüa. Panen nad siia vahtlehtede sisse ja maa alla peitu, et kissad neid kätte ei saaks. Ja õhtul grillime nad ära. Päike on loojunud, hea on õhtusöögi aeg. Seapeenised on kenasti säilinud. Mõned kirbud siin ja seal toovad ainult vitamiine juurde. Nüüd lähme otsima varrast, mis mul juba enne valmis tehtud on. Kuidas ikkagi teha nüüd metsavendade moodi varrast? Tuleb võtta kõigepealt üks selline vaher, pigem vaher, mitte mingit toomingat. Toomingat on niisugune kerge sita maitse juures. Otsad teravaks, natuke ära ekseldada, täpselt nii palju, et sea peenis otsa mahuks. Siis ei ole enam midagi rasket, kui ajada seapeenised läbi varda. Ja kerged sälgud otsa. Ja grillile. Siia on siis mul kogutud ka, varem leitu purki on mul kogutud ka siis uriin, aga noh, see on natuke punane, sest ma ennem kukkusin sealt puu otsast peale ja lõin oma, kuidas öelda, munandid ära. Paneme siis selle keema. See keedab välja soolasuse ja jätab alles siukse kerge tavalise sooja vee. Minu krõbedad seamunnid said nüüd valmis ja hakkame siis sööma. Pole midagi paremat kui lõkke peal krõpstatud seamunn. Miks sa mind filmid? Kas teil on luba mind praegu filmida? Homne päev tuleb raske, nii et tuleb vara magama minna.